Tere ja tere tulemast Tallinna Kunstigümnaasiumi uute uudiste stuudiosse. Mina olen Anna Oleksina, algklasside õpetaja ja minuga koos on täna külas matemaatikaõpetaja Liisa Lilje. Tere Liisa! Tere Anna! Ja täna me räägime üle lennumatemaatikast. Nagu ma tean, et juba 4. aastat õpivad õpilased 3., 4., 5. ja 6. klassi õpilased õpivad matemaatikat lennuülestes rühmades, kus nad valivad iga teema alguses endale rühma, lähtudes oma huvist, meetodist, õppesisust ja raskusastmest. Miks siis tuli selline idee? Me viisime mõni aeg tagasi õpilastega läbi rahulolu uuringu ja sealt siis tuli välja, et 3., 4. klassis just tekib õpilastel trots just matemaatika õppimise vastu. Ja sealt tulevad ka põhjuseta puudumised ja täpselt just matemaatikatundidest. Õpilased näevad seda matemaatikaõpet nagu nad ei taju seda praktilisena ja pigem nagu mõtlevad, et see on mingi tuupimise aine. Et sellised tulemused tulid nendest rahulolu uuringutest välja. Aga millal te siis alustasite? 2017, 2018 alustas siis meil 3. klass lennuüleselt matemaatikaõpet ja need rühmad moodustuti siis just nende huvidest lähtuvalt. Aga millal ja kuidas õpilane siis oma valiku teeb? Iga õppeaasta alguses ja õppeaasta keskel me kaardistame nende huvisid ja kaardistame nende eelistatud õppemeetodeid, õppimise meetodeid ja nende õppeedukuse taset. Et siis lihtsalt kaardistamegi ära, mis nende huvid võiksid olla, mis teemad neid huvitavad üldse, milliseid meetodeid nad eelistavad kasutada, et näiteks muidugi väiksematel klassides dinosaurused, viikingid, õppemeetodites siis ka, kas nad tahavad rühmaõpet teha või tahavad digivahenditega õppida, et siis seda arvestame. Millal nad teevad siis oma valiku, et kuhu rühma nad tahaksid minna? See valik tuleb nagu enne iga suurema teemaploki lõppu, et siis me anname neile mingid teemad ette, mis siis on sellest kaardistamisest välja tulnud ja laseme neil valida nende teemade vahel ja siis uut teemat alustavadki õpilased siis enda valitud rühmas, nende huvipõhiselt siis. Ja millist kasu saavad sellest õpilased? Õpilased saavad seda kasu, et areneb nende sotsiaalsete oskuste pagas, et nad õpivad läbi saama siis lennuüleselt erinevate õpilastega, et kui seni võib-olla oli nende õpe rohkem nagu enda klassipõhine, et siis nüüd ka paralleelklassid on segamini, et nad tajuvad nagu paralleelklasside õpilasi ka ühtse lennuna ja tervikuna. Ja kuna meie koolis on keelekümblusklassid ka, siis nendel areneb keeletase väga hästi, sest nad õpivad siis koos. Ja kohanemis, jah. Kas õpilasi segab see või häirib kuidagi, et õpetajad vahelduvad kogu aeg? Ei ole täheldanud, et pigem just jälle see aitab kaasa nende sellisele kohanemisoskusele, et nad õpivad kohanema erinevate õpetajatega, erinevate õpetajate isiksustega ja nende õpetamisstiilidega, et see tegelikult pigem nagu rikastab nende sellist õpilase elu. Aga millist kasu toob see õpetajatele? Õpetajatele on ka kasulik, et õpetajad teevad hästi palju koostööd selle raames, et igapäevane selliste mõtete ja kogemuste vahetamine on ja meil on siis ka lennuüleselt see jagatud vastutus, et me saame nagu kõike arutada omavahel ja kui mingid probleemid tulevad, siis me saame seda ühiselt arutada ja leida kõige paremad lahendused.
ja samuti, eks on neid raskemaid õpilasi ja raskemaid gruppe, et siis ei teki ka seda, et see õpetaja on selle raske grupi või raske klassiga terve õppeaasta üksi, et pigem see nagu jõustab õpetajaid omavahel ja saab vahepeal neid rühmi vahetada ja võib-olla natuke kergema rühmaga vahepeal tegeleda, et selles mõttes on see hästi vaheldusrikas ka õpetajatele ja väga nagu arengule suunatud. Aga mis edasi? Selle õppeaasta lõpus lõpetab meil nüüd esimene 6. klass, kes on siis läbinud terve kooliastme selliselt lennuüleselt huvipõhiselt matemaatikat õppides. Et me kaardistame õppeaasta lõpus jälle, et küsitluse teeme, vaatame, mis nemad arvavad, kuidas neil on läinud, mis neile on meeldinud, mis on need arengukohad. Et 3., 4., 5., 6. me kindlasti jätkame seda õpet, aga nüüd ongi küsimus, et kas minna sellega edasi ka 3. kooliastmesse. Et kas ka 7., 8., 9. võiks niimoodi õppida ja õpetada. Väga huvitav. Aitäh sulle, Liisa, ja ma soovin Tallinna Kunstigümnaasiumile siis innustavaid õpilasi ja palju häid ideid. Aitäh! Aitäh!